Millised on sinu emotsioonid, kuidas sulle film meeldis, kas sa said mingit uut informatsiooni sealt enda jaoks? Ja ei, mulle väga meeldis, sest et nagu Riho ise ka ütles oma lõpusõnas, et ta läks ühte lugu tegema, aga komistas hoopis nagu ägedama loo otsa. Et elus ongi tihtilugu nii ja see oli oligi nagu see lugu. Ta oli dokumentaalfilm, aga tegelikult oli hästi palju nagu sükest actionit. Üks action-filmi elementi oli mulle, et oli 2 tundi või? Et ma ei tundnud, et mul nüüd hakkab igav. Et väga hästi nagu komponeeritud ja mis oli nende nii-öelda plokkide vahet, siis see, mis oli Kaspar Jantsis ja need multikad, no see oli super leid. Ma ei tea, Riho mis ta oleks pidanud tegema, et need asjad nagu muidu niimoodi ära sulandada või tükid nagu nii kokku panna, et sa ei saa nagu, et see nagu, need vaheklipid olid eriti ägedad ka. Ja lugu ise ja need kangelased, no fantast. Ma olen Patarei vanglas ise oma tööülesannete tõttu sinna sattunud, mitte küll vangla ajal, aga hiljem nüüd, kui teda rekonstrueeritakse, see maja ja see jõhkrus ja see ei üllatanud mind, aga nagu taas jälle kuulda ja kogeda seda, see on jõhker, see on karm, aga ta on nagu, film oli aus ja seda oli nagu hästi nagu, vale on öelda, et tore kuidagi, aga ta oli, see ei olnud üllatus, aga selle nii-öelda läbimängimine läbi selle filmi, see oli nagu super äge, et mul on nagu ainult head emotsioonid selle filmiga. Mis sinu jaoks selle filmi sõnum oli, mis sina sealt enda jaoks kõige rohkem kaasa võtsid? Sõnum oligi see, et sõbrad on vajalikud ja kui sa usud millessegi ja sind üritatakse nagu murda, siis tegelikult ära tee, mida nemad tahavad, vaid katsu leida endas see, et sa ei murduks. Mis iganes pärast kaasa tuleb, aga see on kindlasti parem kui see, mis juhtub siis, kui sa allud sellele dressuurile ja distsipliinile.